Tere, meie oleme Sadu, mina olen Sandra. Mina olen Sofi. Ja täna me hakkame vaatama, kuulama kas uus Eesti muusika kruvib või ei kruvi. Sillad pole seal, kus vaja minna korra üle. Kes see on? Ellab sügistuul, kui jooksin üle silla kähku. Tõstan suu üles, iial enam lahku. Ma ei saanud praegu loo pointistki aru. Tõstan suu üles ja ma ei saanud nagu aru, mis lugu Ega sa ei peagi kõigest ja aru aga Fredi on saama. koolitanud niimoodi, et ma pean kõik sõna pean mingit lugu jutustama ja siis ma pean ennast ära tundma seal. Praegu ei tundma. Jaa, ma olen nõus. Aga mina ei tunne ka ennast kohe ära, sest et ma ei kuulegi kohe esimese asjaga sõnu. Ma ütlen, et praegu, kui kuulata lihtsalt seda bändi seadet, siis mulle meeldis see siuke rokine kidra seal vahepeal. Mina ütlen, et see mul kruvib. Minul ei kruvi. Aga ma tahaks väga teada, kes see oli. Ma tahaks ka teada, kes see on, võib-olla ma muudan oma arvamust. Ma ei tunne neid lugusid ära nagu. Ei, mina ka ei tea, mis lugu see on. Ikka peaks olema. Mul on Eesti lood või? Ma ei saa sõnadest aru. Kas ma ei peagi saama või? Ei pea sellist muusikast saama või? Sa ei pea. Vaibi. Mõtle, tunneta ja siis pead ütlema lihtsalt, kas kruvib või ei kruvib. Ma võtan oma tšakrad kokku. Ei, ma ei paneks uuesti seda lugu. Mis see? Ma paneks edasi, kui see tuleks saada. Sa pead ütlema siis. Ei kruvi. Minul kruvib, kuna mina armastan ka house-muusikat väga, siis... See on house, jah? No see on, jaa. Nii, et minul kruvib. Kui mul ei teki siuke emotsioon, et fuck yeah, siis on nagu, jah. See on okei. Tutimits on viltu peas, istun suusa lifti peal, käes on roosad käpikud ja kepid. Mis asi see on nagu? Ei, ma paneks edasi raadios. Sest ka sina oled seal ja ma ammu juba tean, et kepid ka pole. Ei kruvi. Sorry. Mul on siiamaani sellest nagu ropust sellest, et me peame... Siiamaani. Et asju saab teha maitsekalt ka öelda, et ei pea nagu panema siuksed nagu... Ma ei tea. Me oleme selles osas võib-olla siuksed vanakoolikad natukene, et mitte, et me nüüd ütleks, et keegi kunagi ei ropenda, aga lihtsalt võib-olla nagu... Minu lemmik kui roppus on üks ja teine ei ole nii, teine on mõttetu pask nagu. See pole roppuski, aga lihtsalt, et nagu ei pane nagu loomingusse ise seda asja ja siis kuidagi ei kuula ka siukest mussi võib-olla. Ma ei viitsi nagu. Ei kruvi. Sorry. Ei. Aga seda tähekombinatsiooni AG ma olen kuulnud, aga ma ei tea, kes ma olen kuulnud ka, aga kahjuks ei lähe mitte. Aitäh. Aitäh selle loo eest. Nii ja nii hea. Okei, Sten Olle on ja see, ma lihtsalt just kuulasin seda Suusamäel. No mina olen see on üldse suusatamise lugu. Ma ka ei saa aru, mis ta suusa ajal kuulis. Jaa, see oligi nii off ja siis ma tulin sealt alla, oli hästi nagu... See on nii hea. See on nii. Maitsekas. Ta on maitsekas. Võib-olla, kui ma kujutan ette praegu, ma hommikul ärkan oma kodus, panen muss, võtan kohvi, rahulik lauga hommik. Mul ka, see kindlasti kruvib. Kruvib. Ammu alan eelet mõru taimad pillid, need pole aine lihtsalt üle pingest tapab pilli. Valetama võiksin elust kirjutada filmi, mis on selle point, kui te ei usuks oma silmi. Tulnud läbi valu, läbi leki temast madalast. Mulle meeldib see süke tume ja sünge vibe ja kui see on nagu, minust olid toredad riimid ka ja kuidagi, mul kruvib. Ja siis teenid lihtsalt selleks, et siks teenida. Skeemid lihtsalt selleks, et siks teenida. Mina saaksin siin filosofeerima peale, et üldse, kuidas on võimalik ikkagi, kas saab niimoodi loomingut tegelikult hinnata, et kas see saade ikkagi on nagu... Me teeme praegu õiget asja siin üldse. Inimesed on nii erinevad, et kuidas me saame üldse nagu öelda, see on nii subjektiivne. Ongi, see ongi ainult meie arvamus. Ja mitte keegi teine ei pea meie arvamusega üldsegi nagu nõustuma. Mulle ka meeldis see lugu. Võib juhtuda, et ma istun autosse ja ma lähen kuulan, mis kirjutil veel pakkuda on. Aga see kruvis, jah? Need, jah? Kruvib. see
on Ann-Marleen või? Mis sa ütlesid? Ann-Marleen. Ei ole. Ühesõnaga, Ma ei tunne ära. vaat pole, kes see on, mina paneks edasi. Ma lihtsalt ei kuula sellist nagu mussi. Minul ka ei kruvi. Tümm ja siis kõrge naise ära. Ma saan aru, et see on mingi pop teema praegu vist. Äkki läheb hästi heaks. Nojah. On ju? Mulle ikkagi, ma nüüd võtan natuke sõnad tagasi, mulle see tümm meeldib nagu, aga ma ei saa sellest nagu sõnumist aru. Jätkuvalt ta tahab saada sõnumist aru, ma ei saa aru. Mul on vaja üles soojeneda kõigepealt ja siis ma arvan, et peale mingit kuulamisi küll ma siis kaasa ka laulan. Kruvi, pohhoi see sõnum. Davai, ma panen jah. Mul on jätkuvalt ei. Võtate pask. Upsi. See on okei, me võime olla eriarvamusel isegi. Minu arust ka. Esmaspäeval tuleb Sadu lõpetas tegevuse. Let's go. Nagu jälle nagu, kõik need nagu ühte auku on kõik asjad nagu. Esiteks kuula. Oot. Ei, nagu hakkab, nagu ma tahaks nagu mingit kõlapildi muutust. Lihtsalt ma paneks edasi, ma viitsiks kuulata nagu. Ütleme, kui järjest tuleb mussi siukest. Ma ei viitsi kuulata, sorry. Mina täiega viitsin alati Karli kuulata. Karl on suurepärane vokalist minu arvates ja vägagi viib seda siukest õige popi ja siukest R&B skeenet Eestis edasi, nii et mul kruvib. See on võib-olla siuke nagu mingi Karl Killing, tead küll, see pikk poiss. Sorry, Karl. Võib-olla tead, ma olen vist üleüldiselt väsin nagu... Sellega ma olen täiega nõus, et väga... Nii, ütleme nüüd hästi valusasti. Playlisti siis sealt tuleb mingi siuke... Ütleme nüüd hästi valusasti. Droogidel folk nagu... Johnny Depp. Ei no... It's one for the night. Ma lihtsalt olen sellega nõus, et väga palju on üheülbalist mussi, aga ma arvan, et kõik muusikud saavad sellest nagu enam-vähem aru ja nagu natuke mõtlen, et kas seal ongi nagu võimalik liiga palju eristuda. Tere, mina olen Sofia Risli, mina olen ansamblist Sadu. Me teeme pop-folki, mida sina teed? Mina teen folki. No me ei tee elu sees. Folki teen, ma ei tea, mida teed. Me ei tee elu sees padu folki, on ju. We haven't had to talk. No meil on, kuule, uueks hommikul on folkmuss või? Ei, no see on tümm. Aga seda pole mina teinud, selle tegi Fredi. Okei, hakkab pihta. Fredi on kas süüdi või on süüdi? Torupill. No mingi nagu siuke... Ja no kindlasti on meil väga suured popisugemed, seal pole mingit küsimustki. Lihtsalt, et jällegi ma arvan, kokku on saanud nagu erinevad pillid, erinevad hääled. Jah, on mingil määral võimalik nagu eristuda küll. Me oleme seda vist suuresti teinud. Ma küsiks ühe filosoofilise küsimuse. Palun. Et kui kõik tahavad hakata eristuma, siis kõik on nii erilised nagu ja siis sa ei eristu enam. No võt, ja sellepärast ma ütle, et kui... Ärge, tehke seda oma asja edasi, siis me saame eristada. Aga ei, minul ei kruvi, sorry. Minul kruvib. Nii. Teeni raha ja siis fuck it up. Ma tee mis tahan. Ja mu pääksid pirakad, ma kõnnin jalad harkis, sest need lohised. Seda oligi vaja, Torupilli oli vaja. Kasu hoone rahvas tahab teada, et kas sa oled uss või mees. Sa elad õuna sees. Kogu see kopatus lihtsalt, fucking Torupill alguses tõmbab käima. Mis mulgipält see on? Kõige legem Torupilli lugu üldse nagu. Oled uss või mees? Õuna sees. Seda ma lähen küll autos kuulama. Sa elad õuna sees. Kas sa oled uss või mees? Ma tahaks teada, nagu mis aineid need tüübid teavad, et see on stuudios. Uss või mees? Pane veel kord uss või mees? Uss, pane veel kord. Jällegi, ma ei pane seda kindlasti nagu vabal ajal ise üksi peale, aga ma tean, et see on see lugu, et see on lihtsalt nii absurdne minu jaoks. Mulle absurdselt on need. Et kui mul on vaja nagu lihtsalt mitte mõelda
siis ühesõnaga ma tantsiks selle loo järgi küll, ma arvan, nagu selles olukorras, kus on vaja endast välja elada. See hakkabki meil tulema ennem laivi nagu, kas oled uskvõime? Aga mina olen isiklikult natukene pettunud, et selles, et miks ei ole Eesti torupill. Kuulge, Eesti bänd, Eesti muusika, Šoti torupill, come on. Ja miks ma ei saanud kõne, et tulla mängida? Võib-olla see praegu kõik me tegime seda selle pärast, et me saaksime Sandra viia Klišerikuga kokku. Ma teaks, kes ta on. Ilus mees või? Mees on üldse või? Näita mulle, milline see Klišerika läheb. Ma ei tea, tundub, et praeguse emotsiooni põhjal vist kroonib täiega. Jah. Aga lihtsalt järgmiseks korraks, et Eesti torupill. Ja. Selline oli tänane saade. Sandra sai teada, kes on Klišerik ja üldse kuulasime palju uut Eesti mussi, millest meil polnud aimugi. Ja kes tahab teada, kas meie Saduga kruvime või kruvi, siis 24 veebruar Noblessneris. Koos Sammiga. Tšau.